14 kaamerat, 100 prožektorit, 250 000 LED-lampi, 2 stuudiot, 60 esindajat ja Juhan Paadam on valmis. Eurolaul 2008 võib alata. Meie otseülekannet näeb lisaks veel ka internetis aadressidel etv.ee ja Eurovision.tv ning ka kõik GMT kliendid muuseas võivad oma telefonidest jälgida tänast saadet nime ilusti. Kujutate ette, kuhu me oleme jõudnud. Sellises maailmas me elamegi tänasel päeval. Aga võtke kõik oma telefonid vaatamata sellele, kas nad näitavad värvilist pilti või mitte igatahes lähedale, sest me oleme andnud 10 laulu elu ja surma üle otsustamise just nimelt teie kätte. Ja muide helistada saate suisa 2 korda. Esimese hooga saate välja valida esikolmiku ja alles siis võitja. Iga kõne maksab 10 krooni. Ärge muretsege, me anname teile täpselt märku, mis kell ja millal te helistada saate. Siseministeeriumi kontroll ei nikke uri, aga jälgib kullipilgul, et kõik toimuks vastavalt reeglitele. Enne laulude kuulamist aga räägime me Eurolaul 2008 peaprodutsendi Juhan Paadamiga. Juhan, hea sind jälle näha. Hea sind jälle näha. Kuidas praegu selline meeleolu on? Meeleolu on, nagu sa näed, suurepärane. On suurepärane? Jaa, meeleolu on väga. Sa oled Eurolaulu selline juht ja peaprodutsent olnud juba 10 aastat. Tänavu on selliseid naljalaule, manifeste. Kas sa arvad, et Eurovisioon on selle jaoks valmis ja peab selle vastu? No Eurovisioon peab palju asju vastu ja Eurovisioon on väga palju nende aastate jooksul vastu pidanud, mis on kõige tähtsam on see, et Eurovisioon televisiooni formaadina on pidanud vastu üle 50 aasta. Ja märke tema kiirest surmast ikka veel ei ole, nagu on meil siingi näha. Mis tõttu, et kui sa küsid ja ma tõsiselt vastan, siis ma olen mures pigem sellepärast, et mis Eurovisiooni lauluvõistlusega nagu rahvusvahelises mõttes võib juhtuda. Et riike tuleb järjest juurde ja me oleme 2 poolfinaalis juba, eks ole, ja et noh, kuhu edasi? Et võimalik, et siin me võime oodata mingeid muutusi ja võib-olla ka plahvatusi, raske öelda. Aga riigi tasemel ma arvan, et see kõik on nagu normi piires ja vahva, et kirjutajad nii lihtne see nagu pealt vaadates on. Suur tänu sulle, Juhan. Ma arvan, et tänasest õhtust tuleb üks väga õhtu jälle. Aitäh! Aitäh! Vaatame, kes meil siia õigupoolest kogunenud ongi. Pooli näeb... Nägusid olema ammu siin juba näinud. Nüüd me ise kutsusime nad siia. Teised pooled on mulle täiesti võõrad. Loosi tahtel on meil esimene laul, kes võistlustule läheb juba välja selgitatud. Leto Sveti Crazy Raatolt esitame teile kõigepealt. Autoritena on ennast kirja pannud Priit Pajusaar, Glenn Pilvre, Hannes Võrno, Tarmo Leinadamm ja Peeter Oja. Parem on, kui nad endast alustuseks ise räägivad. Toim, ma tutvustan teile ühte neegripoiss. Siin ei, kaameras. Millega me lööme või? Lauluga. Ta on lennata, aga mitte eriti kõrge. Lauluoskused on Eestimaal parimad. Me oleme Tarmoga poiste kooris. Laulnud, mängid. Hannes on... lastemuusikakoolis. Akordionit õppib. Ma kõiki olen mõelnud, kui ma roonis istun vaikselt. Miks mitte? Soeng.
Väga ilus soeng on. Mis selle häda? Proofin on mul ilus. Õlad lähevad kohe peaks üle. Kuidas treeninud? Jõusaalis loomulikult. Antlid, kang. Treeningumall on 42 kilo. Te ei näe, et ma olen alla võtnud? 40 kilo. Nädalaga 40 kilo. Miks te nüüd ei küsi? Miks? Vaja. Reisiraadio palus, et meie tuleks. See ei ole naljaasi. Meil on suured ja rasked mehed. Vaatasid pilti tärgit, ilusad tüdrukud ja siis soovisid meid. Kui te tahate nalja teha, helistage raadiosse. Tellige lugu. Eurovisiooni võistlus on meile kui pidupäev.